Tervist! Selles videos oleme jõudnud siis Põhja-Soome, või no mitte väga põhja, aga Vuokatisse ja siin on 5 kilomeetrini suusaring. Nii et selle jaoks ma siia tulingi. Tulin päris vara siia juba varem, kui ma tavaliselt Soome suusatama lähen. Aga Vuokattis ma arvan, et see on päris huvitav olema. Paar rasket trenni on kavas ja ma arvan, et igatahes võiks päris lõbus olla. Aga oleme võtnud ühe Airbnb endale. Ja teemegi näiteks kohe algustuuri, sest mõnus maja on. Siin on köök, suht palju ruumi ja väga mõnus. Siin on elutuba ja siin, kes meil on? Kris, kellega me siis koos oleme siin Vuokattis. Mis plaanis on? Plaanis on mõnusasti suusatada, saada see esimene tunnetus ja nautida. Toi super. Nii, aga teeme siis tuuri edasi. Jah, elutuba, suur diivan, väike diivan, telekas ja siis siit tuled nii-öelda koridor, siit tuled sisse, siis siin on vets. Okei, lähme edasi, siis siin on minu tuba. Mida ega sa panin need ühesed voodid kokku, siis mul on ka suurem voodi ja ega siin rohkem midagi ei olegi. Siuke siin saab jalaga tööd teha, väga hea asi. Siis tuled siit, lähed Krisi tuppa. Okei, tal on siuke mõnus suurem voodi, väga nice. Polegi siin. Õhtuti ja päevadega on suht pime, et kasuta siuksed läbivaistid klaasi. Jah, aus. Nii, lähme edasi, siis siin on meil juustukas, kus me ka määrime suuski. Kõik vajalik olemas, kliister, suusasaapad kuivavad, siis siin on duširuum, siis on ka saun. Mis sa teed siin? Saun, sa ei taha? No teeme ja tegelikult sellega vist ongi kõik, terve tuur. Mina olen väga rahul, kuigi tegelikult ausalt öeldes, ega ma vaatasin, mis kõige odavam Airbnb on ja see sai võtta. Vaatame, mis me siin siis tegema hakkame. Arvatavasti alustame mingist trennist. Nüüd on aeg trenni minna. Mul on midagi näidata teile. Põhimõtteliselt mul on uued saapad. Vaadake, kui kaunid need on. Boa. Ehk siis selle asjaga. Ja me oleme suusatamas. Ei ole ilus ilm, vihma sajab. Ei ole väga mõnus suusatada tegelikult ilmaks. Siis on päris mõnus. Nagu hea tunne on, hea meel on olla. Pole ammu Vuokattis käinud ja nagu hea on suusal olla, et nagu selles suhtes, et okei, vihma sajab, aga vähem ma sõidan suuska, mitte ma ei sõida rulli Otepääl vihmaga, nii et ma olen väga rahul. Ja no vaadake, kui on siuksed asjad jalas, kuidas saab nagu üldse kurb meel olla? Rahulik trenn ehk ei mitte midagi huvitavat, aga järgmine päev oli juba midagi huvitavat ja kavas oli. Kiirendused, ma näitan teile 3 kiirendust ja te peate arvama, milline on kõige kiirem neist, milles ma sain kõige suurema makskiiruse. Nii, nüüd need kiirendused siis ja mis oli sinu arvates kõige kiirem? Annan sulle 3 sekki aega enda peas välja mõelda. 3, 2, 1, kõige kiirem oli teine. See võidi on siuke ebaaus, sest teine oli teisel profiilil, sai natuke hooga tulla sinna tõusule juba, aga jah, seal oli natuke üle 20 km tunnis sees ja teistel oli siis natuke alla 20 km tunnis. Ehk jah, ma tegelikult isegi tunde järgi ka ei oleks seda öelnud, aga jah, sealt sai siis hoogu tulla ja selle pärast see oli siis kiirem. Nii et ma ei tea, kes sai tappi. Endale tundus päris hea. Täitsa jooksu peal oli väga mõnus, väga kiire tunne oli. Ehk siis jah, ma olen selle trenniga rahul. Siin on tegelikult täitsa okei rada. Veits on hirm see, et kaikid lähevad selle kunstume sisse, sest vahepeal on augud sees. Aga
ma olen 10 päeva varem lume peal kui tavaliselt, nii et Maarit väga viriseda ei saa. Ma olen rahul. Nii, aga täna on puhkepäev ja meil on discgolfi võistlus 9 korvi ja kes kaotab, see peab õhtusöögi tegema. Nii et vaatame. Oled valmis või? Jaa, ma loodan, mina ei pea tegema. Par 3, 78 meetrit. Ja läheb päris hästi, aga ei tule tagasi. Sirge pill, jah? Ja tule ja... Ei ole ikka. Ole vaid. Mees võttis tõsiselt seda asja. Okei. Võtan parri. 2 mängitud ja vahe on 2. Chris võttis siis parri ja ma võtsin boogi. Ehk siis mul ei lähe hästi, aga mul on aega veel. Mul on aega veel. Mine 3 kätte. No nii, mul on varianti teha. Seal on minu oma näha ja Chris sai siia. Come on, ja. Seis enne viimast see, et Chris -1 ja mul 0. Ehk siis 1 rada, mul on vaja seda pördit, aga vaatame. Come on, mine läbi. Ja, skipi. Okei, Chris teeb mu eest seda ära siis. Ja. Igal juhul tuleb see asi ära panna. Mis ta õhtul söögiks on siis? Siin on riis vist millega. Ja kuna ma kaotsin, siis mina olin pliidi taga, kui Chris samal ajal oli diivanil ja arvuti taga. Nüüd on söök valmis ja serveerime siis bossile riis, kaste, lihapallid. Pane peeti ka. Sain hakkama või? Jah, üldjoones küll, aga natuke soola tahaks. Alati oota selle venna järgi lihtsalt. Täna me lähme Kunto saali, sest suusutada ei saa. Täna on võistlused, Soome kapp. Tegelt ise oleks ka täiega seal võistelda. Aga Soomes mul klubi pole ja siis nad välismaalasi ei lase võistlema. Ei lase võistlema, eks siis jah. Ei saa, pean veel ootama 2 nädalat. Ja korra oli mõte, et äkki jooksma, aga samas teen hoopis siukse trenni, mida ma tegin ka kevadel. Ehk siis ma saan võrrelda, kuidas baaristõuga on, aga ma teen siis jah sõude ergomeetri peal, baaristõuga ergomeetri peal. Kuskil 2,5 laktaat. Vaatame, testime, kui palju vatte saan tõmmata. Sai jõusäli võtme või mitte. Said? Sain olemas. Kunto saali. Ega ma olen siin nagu kodus. Ma olen juba mingi 3 korda käinud. Ma olen 3 korda käinud, iga kord ma siin kapis hoidnud enda asju. Kuigi veits on veider, et siin nagu pole hust. Kunto saali! Ei tee. Kiibi jätsi maha. Ei, Kunto saali. Tee seda. See on läbi. Na. Miks see punast annab? See on mingi vale kiip. Sa andis selle mulle. See ei tööta. Mul oli mingi teistsugune. No, me oleme küpse. Nii, okei. Keegi tegi lambist lahti meile, aga saate aru, ma mõtlesin, minu mure võib see olla, et keegi teine mõtleb ka, et täna ei saa suusutada, tuleb tõmbab sõuda ergomeetrit. Aga, no mida asja? Kuidas siin on katkine? Nagu üks töötab ja teine ei tööta. Samas hakkan 2,5 laktaati tõmbama siit. See on küll nukker. Ei, olge mureta. Siin on teine asi ka. Mis on ka katki. Siin saab vasaku käega, seal saab parema. See on küll nukker. Mille eest ma maksin? Ehk siis nii palju sellest Kunto saalist. Ei töötanud seal ja ma lähen siis jooksen ja teen basicut, et kahjuks ei saa seda trenni siin teha. See on nukker, ma juba ootasin seda trenni, kuigi algselt oligi plaanis, et ma jooksen ja teen basicut, aga ju siis pidi nii minema. Läksin siis jooksma algus tavalise mütsi ja ilma kinnasteta, aga siis käisin kodust läbi ja sain kindad ja oli täitsa okei joosta juba ja peale seda tegin 20 minutit jõudu ka. Nüüd olen juba söödud, vaatame suusutamist. Meeste teate sõidu viimane vahetus läheb. Joni Mägi vist võtab ära selle
kus sul? Suht okei oli. Alguses sai õnneks lindi peal ka sooja teha, sest inimesed läksid ära, aga hea purakus oli sees. Ivo Niskanen, kui sa vaatad seda videot, siis tahaks kommentaari, et mis teil selle kolmanda vahetusega, mis teema sellega on, et pane alla kommentaarides. Muidu mõtlesin ka, et äkki jooksid lindile, siis need olid täis, aga nüüd kuulen, et need kohe läksid vabaks. No tegelikult õues vist ongi parem joosta, nii et ma arvan, et sai päris okei trenn küll. Siin tulime õhtusest trennist ja nüüd ma olen nagu jumala segadus, et kellega see vend räägib siin mingi pesus ja vend hakkab rääkima lihtsalt. Tõesti on saanud natuke liiga palju trenni. Vaatame, kui sirge käsi mul on, kui ma jooksen samal ajal trenni. Ja täna tuleb kõige raskem ja kõige olulisem trenn, mis ma teen Walketis enne seda, kui ma lähen 6 tundi sõidan edasi Tais Põhja-Soome Olosele, kus tulevad siis esimesed võistlused. Aga jah, praegu jookseme rajale. Meil on siit metsa seest minna, mingi räigelt radu läheb, mingi veidi üle kilomeetri, jumal näis joosta. Aga jah, ees ootab 6 korda 4 minutit. Põhimõtteliselt 1.8 on ette ka sinna, see on nii-öelda soojenduseks. Siis 6 korda 4 minutit. Ütleme 90% maksist, et üks käik on varuks, et kui Chris viimasel hakkab must mööda minema, siis ma tegelikult jaksaksin nagu veel juurde panna, aga päris valusalt. Laktaat võib-olla siuke 6-10, kontrollime seda ka, nii et saab raske olema, saab huvitav olema ja muidugi ma ei tea mis, aga täiskuu või mis, aga ma magasin ka halvasti või siis oli pinge peal, et täna on raske trenn ja lihtsalt ei jää magama, nagu mul pole pikalt olnud niimoodi, et lihtsalt ei tule und. Nagu veidi ikka, aga nagu eile ma olin lihtsalt mingi, ma ei tea, 1,5 tundi, 2 tundi lihtsalt voodis ja ei tulnud und. Ma ei tea, võib-olla see trenn juba on halvasti läinud, et kui ma tõesti tunnen ennast väga halvasti, siis ma lükkan edasi, ma ei tea, teen kas või homme, kui homme paremini magan. Aga ma arvan, et praegu on piisavalt hea tunne, et mitte seda edasi lükata, aga eks näis rajal. Nüüd me jõuame rajale. Rada, õnneks rada on suht puhas, et siin nagu väga must ei ole. Aga tegelikult siin on need, kus kõik kõnnivad, see on ikka väga must. Aga rada ise tundub päris ilus olema. Et me tulime suht hilja trenni ka, nii et ma arvan, et juba kõik hakkavad vaikselt lõpetama. Ja siis mul ongi hea palju ruumi, et saan rahus seda trenni teha, et see oli ka plaan, et tavaliselt nii hilja kell hakkab varsti juba 11 saama, et nii hilja tavaliselt trenni ei tule, aga et see trenn kvaliteetsest ära teha, siis oli oluline. No nii, soojendus tehtud. Ega pikka juttu pole. Tunne on okei. Veits annab tunda, et sai vähem magatud, aga ma arvan, et see ei tohiks seda trenni segada. Alustame 8-sest ja siis vaatame, kuidas sellel juba tunne on ja siis jah, need 6-esed, või tähendab 6 korda 4 minti läheb see, et ma proovin võtta ühe lõigu siin rajal ja niimoodi, et iga 4 minti, mis ma teen, siis iga kord ma jõuan kaugemale. Ehk siis see on eesmärk. Ja kui peaks olema see, et ma enam ei jaksa jõuda kaugemale kui eelmisel lõigul, siis ma tean, et see trenn tuleb ära lõpetada. Aga loodame, et sihukest asja ei juhtu. Nii et jah, alustame siin uduses Walketis. Nii, aga 2 on tehtud. Tulin laktaati võtma. Pulss läheb ilusti üles. Seda tempot suudan kindlasti hoida, aga veits tuleb siis juurde panna. Ma arvan, et päris okei on praegu. Laktaat, ma arvan, et tegelikult see ei ole väga palju. Ma arvan, et see on mingi 5-6. Nii, te näete enne. 5-5, okei. Ehk siis panin suht täppi tundega. Ehk siis jah, praegu on plaanipärane, paneme edasi. No nii, Limpsi läkki 4. või 5. lõik. Jah. Ei tea, kuidas tal tunne on, aga panen ise riidesse, ootame ta siis ära ja siis saame küsida, et mitmes ja kuidas tunne on. No nii, sealt ta tuleb. Sa said tehtud või? Jah. 5-4 sain juba.
Ma sain 5-5 peale teist, aga 4 tehtud. Praegu on päris okei tunne. Sellega iga kord on nagu juurde läinud. See on hea ja praegu on veel varu. Küll vaikselt hakkab tunduma, et kui ma viimase lõpetan, siis väga palju ei ole varu, aga praegu on hästi. Pulss taastub ja kiirus tundub endale hea. Üritan tehnikat jälgida. Et tõusul võib-olla veits laperdab, aga vastupärgis tunnen ennast mugavalt. Inimestel rajamasin. Op. Sööb ära üldse kohe. Mine pekki. Vana tegi nalja, et on jõulumeel ja Eesti rahvas saatis masina talle järgi. Eriti crazy, hullumeelne asi. On ikka masin teeb rada. Jumal hea, mu selle jäisi kohe võttis ära. Lippe kohe praegu palju halvem. Et see oli päris raske juba sama hoida. Ma ütlesin ka, et selle jõulume nalja puhul saadeti sulle masin järgi. Ega ongi. Tahtis alla jääda. Palju veel? Üks veel, jah? Üks viimane. Taiks. Kaks, üks. Hästi rääks. Okei. Ja tehtud. Võtad laktaati ka? Vist võiks huvi pärast võtta, kuigi veits kardan seda laktaati, sest ma võin saaduskattel öelda, et ei olnud 90%. Ei olnud 90% lõpus enam. Aga ma veits süüdistan seda, et olud läksid aeglasemaks. Ise ikka süüdi ei ole. Ei muidu, miks peaks? Et kui nüüd vaata suht halvasti võitsin, et võib-olla kui on üle, siis teate. Ja tegelikult 100% ka ei olnud, 90% ei olnud, aga 100 ka ei olnud. Ma arvan, et see on mingi 10, 8. Okei, isegi okei. Ma arvan, et sellega oleks treenerid ka rahul, et praegu neid siin laagris kaasas ei ole. Olusel lähme, siis tuleb Aivar ka, et saan siin ise lustida, aga ma arvan, et 9, aga oleks Aivar ka rahul. Tundub okei. Aitäh. Aitäh sulle. Kohe tänan ka teid vaatamast, aga enne mul 2 tähtsat asja öelda, et selles videos ma ütlesin, et natukene aega esimeste võistluseni, aga nüüd, kui see video juba üles läheb, siis on ainult 1 päev, ehk siis päris paljud võib-olla juba vaatavad, kui esimene võistlus on tehtud. Aga jah, reedel 14. november on siis esimene võistlus, klassika sprint, Olose esimese lumevõistlused, laupäeval klassika distants, pühapäev uisudistants. Et jah, tulevad esimesed võistlused, ma arvan, et ma olen valmis, aga otsustasin teha ka siis Instagrami kanali, kus ma saan siis jagada startlisti linke, tulemuste linke ja kui kantakse mingit võistlust üle, siis seda linke ja ka veel kõike, mis mu elus toimub, et saan lihtsalt sinna mingeid asju jagada. Et kellel pakub huvi, siis mingi Instagrami ja liituge selle kanaliga. Ja seda ma tahtsin öelda. Nii et loodan, et see video meeldis ja järgmine video võistlustest tulebki juba siis järgmisel nädalal, siis kui ma selle video valmis saan. Nii et näeme siis, aga pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Salut.